No tuleb vol 3, et terve tänase õhtu ma tegelesin sellega, et ma vaatasin Eva Leppi videot, kus ta esines mingil hommikul. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan süveneda sellesse ja ma süvenesin niimoodi, et ma lubasin endal kõik huvitavad mõtteterad kirja panna. Ja seda ma ka tegin. Ja neid tuli päris palju. Kohe ma näitan kui palju. Lalala. Nii. 2 lehekülge. 4 lehekülge. 6 lehekülge. 8 lehekülge. 10 lehekülge. 11 lehekülge. Ma ei mäleta viimati, millal ma olen nii palju kuskil kirjutanud. Aga ma otsustasin olla tubli tüdruk ja süveneda. Sest ma tunnen, et ma ei ole viimasel ajal väga süvenenud asjadesse. Ja ma tahan teiega jagada neid mõtteterasid, mida ma panin kirja. Need on ka teile kindlasti kasulikud. Ja ma tahan olla teile kasulik, on ju. Sellest oli ka juttu seal. See oli siis video ärkamisest ja reaalsuse vahetusest. Ja sellest reaalsuse vahetusest ma olen ise rääkinud juba X aastaid. Ma võib-olla isegi leian üles video, kus ma räägin, et väline reaalsus muutub ainult sisemist siis, kui muutub sisemine reaalsus. No tegelikult ma väga hästi nagu olen arenenud selles. Aga rahalises mõttes arengut ei ole. Sest seal on mul hirmud, millest ma ei saa üle ega ümber. Nüüd võib-olla saan. Aga jätkame. Sa lood oma elu kogu aeg hetkekski peatumata. Ja kõik tuleb sinust endast. See on arusaadav. Kaitsesüsteem hoiab su elu muutumatuna, ehk siis põgene, löö tardu, ole meele järgi. Ugaždение. Kaitsesüsteem hoiab elu muutumatuna, kõik need hirmud ja nii edasi. Missioon hoiab inimesi eemal sellest, mida nad tegelikult tahavad. Hiljuti ma tegin oma kodus iseendale konstellatsiooni, sest mul oli kõrini kõigest sellest, et ma ei taha tööd teha ja mul raha ei ole. Ma paigutasin väljale missiooni, raha ja töö. Ja lõpuks missioon oli see, et äratada inimesi. Aga selleks oli nii vara veel tegelikult, et lõppkokkuvõttes see, mis ma praegu tegema pidin, on endas rõõmu üles leidma ja tegelema siis selle 1 aastasega, kes tunneb üksindust. Et see on reaalne minu praegune ülesanne missiooni asemel. Kuigi missiooni tegelikult ma ju teen paralleelselt, ma aitan inimesi, et mõnes mõttes isegi luues seda videot võib-olla keegi natukene ärkab. Järgmine, mis ta ütleb? Ärkamine on algkool. Ehk siis alles, kui inimene ärkab, see on alles lasteaed. Ma ei ole ärganud, aga nii, ta vist seal kuskil ütles hiljem, mis on ärkamine. Ma ei tea, kas see on see praegu, mis ma ütlen, aga seal kõlas see, et ma mõistan, et ma ei ole inimene.
et seda ma olen juba mõistnud ammu, aastal 21 äkki, kui ma hakkasin uurima seda hinge ja teadvuse ja vaimu maailma. Kui ma sain aru, et ma ei ole inimene, ma olen tulnukas. Et meil on siin inimene, me siin inimesena kogeme. Ärkamine on raske, sest me arvame, et väline reaalsus on pealmine reaalsus. Ehk siis see välimine reaalsus ei ole meie pealmine reaalsus. Pealmine. Milline siis see pealmine reaalsus on? Ma ei tea, kas see jällegi on Eeva mõistes või ei ole, aga kõlas, et me kõik oleme vibratsioon ja kood. Vot, see on ka see, millest mina hiljuti räägin, koodist ja koodi murdmisest. Et see, et me elame simulatsioonis, sellest ma räägin juba ammu. Mul on isegi tätoveering siin. Armasta simulatsiooni, sest see on elus. Et see kõik on kood, see on võlts, aga samas see on elus. Ja Eeva seletab seda läbi unenägude. Et see on nagu unenägu. Et kes kogeb unenägu, et ta on seal unenäos ja on näiteks olemas teadlik unenägu, kus sa nagu ärkad unenäos ja koged seda ja saad muuta. Aga kuni sa ei ärka veel, sa arvab, et see on nagu väga reaalne. Et umbes sama juhtub siin. Mina kirjeldaks seda nii, et praegu saab võtta neid 3D prille, mida sa paned pähe ja koged seda reaalsust ja näiteks lähed mööda sildon ja sa lähed silla peal ja sa vaatad alla ja hirmu, sa nagu kukuksid ja sa tunned kehaliselt seda hirmu, et sa justkui kukud, aga see ei ole fucking reaalne, sest see on virtuaalne. Ja meie reaalsuses siin toimub suht sama. See kõik on vibratsioon, kood, illusioon, simulatsioon, maatriks. See kõik ei eksisteeri tegelikult. Eeva ütleb peale teadvuse, mina ütlen hinge. Jumala osa. Ja Eeva ka ütles, et ma ei ole inimene, ma tegelikult olen Jumal. Et selle all see kattub ka minu mõistmisega, et minu sees on hing ja mul on ka vaim, mis tegelikult ei ole minu sees, ta on ühenduses. Aga minu hing ja minu vaim on osa esialgsest Jumalast ehk allikast. Ja läbi selle ma olen sellega ühenduses ja läbi selle ma tegelikult olen sellega üks. Et siin minu teadmised lähevad kokku. Edasi. See, mis minu elus on, see ei ole selle pärast, mida ma tegin, vaid vaatamata minu tegudele. Sa võid teha või mitte teha, su elu jääb suures plaanis samaks. 2 kuud ta ei teinud mitte midagi, testis reaalsust. See, mis minu elus on, see ei ole selle pärast, mida ma tegin, vaid vaatamata minu tegudele. Ehk siis tegutsemine ei loe. Teod, see, mis ma teen. Ja võid teha või mitte teha, su elu jääb suures plaaniks sama. No, võib-olla ma ka prooviks 2 kuud mitte midagi teha. Testimiseks, reaalsuse testimiseks, et kas reaalsus muutub või ei muutu. Huvitav.